olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve. Tere head kuulajad, olukorrast digiriigis taas eetris ja täna räägime sellisest ülitähtsast teemast nagu ligipääsetavus ja nagu saate formaat ette näeb, siis mitte lihtsalt ligipääsetavus, vaid digiligipääsetavus on meil siis täna arutluse all. Täna on toredad stuudiokülalised mul siia kenasti kohale tulnud Justiits- ja Digiministeeriumist IT-õiguse talituse nõunik Alar Teras, tervist! Tere! Ja Tarbijakaitse ning Tehnilise Järelevalve Ametist digiligipääsetavuse ekspert Hanna Rattasepp. Tere! Väga tore näha teid siin, saatejuht nagu ikka Tanel Talve. Me oleme ühiskonnas sellest ligipääsetavusest kui sellisest ju päris palju rääkinud ja kahjuks siiski vist tundub vähemalt niimoodi, et sellest on rohkem olnudki juttu, kui neid lahendusi on pakutud, sellepärast et ei ole nende ligipääsetavuse teemadega meil Eestis vist kõik veel päris nii head, kui nad peaksid olema. Täna me siis lubasime rääkida just nimelt digiligipääsetavusest. Kuidas meil on olukord siis selles valdkonnas? Kas samamoodi inimesed ei pääse siiski ligi? Ma ütleks, et võrreldes võib-olla siin 4 aasta taguse ajaga ikkagi on tehtud väga-väga palju arengulisi samme selles suunas, et just kõik hakkaks rohkem ligi pääsema. Väga palju on hakatud ise uurima selle valdkonna kohta või siis on meie poole pöördutud, et mida ikkagi see määrus tähendab või mida selle nõudega on ikka proovitud öelda või et milliseid automaatseid tööriistasid meie saaksime kasutada, et ise ka testida ja olla ligipääsetavad. Ja samas ka mida ma olen päris palju märganud viimase aasta jooksul, on see, et lõpuks on see teema hakanud ka kõrgkoolidesse jõudma. Või et ka üldse sellised ained, kus keskendutaksegi veebilehtede kasutaja kogemuse loomele näiteks või disaini valdkonnas. Ikkagi on vähemalt üks õppejõud, kes võtab selle digital accessibility teema üleüldse hakkab katma, et meil ka Eestis tehakse digiligipääsetavusele järelevalvet ja et see on oluline just sellepärast, et oleksid võrdsed võimalused tagatud ja et ka samas ka nii-öelda kõik disainilahendused oleksid siis kõigile nii-öelda hoomatavad ka juba. Et sellel on hakatud väga palju rohkem tähelepanu pöörama kui siin mõned aastad tagasi, et küll aga selles mõttes on veel nagu suuri samme vaja teha, et olla täielikult ligipääsetavad ja et seda teadlikkust ka veel tõsta, aga vähemalt positiivne noot on see, et koolidesse on hakatud sellest teemast rääkima rohkem ja samas ongi, et koolist tulevadki ju meile ka need, kes hakkavad neid digilahendusi ja e-teenuseid ja muid rakendusi ka arendama ja kui neil on juba see baas ja see teadmine on olemas, siis nad juba varakult teavad ennetada neid ligipääsetavusega seonduvaid vigu. No kas sellel digiligipääsetavus, kas see mõiste kui selline on mingi selline ametlik nii-öelda kuskil kinnitatud asi või see on kuidagi niimoodi tekkinud rahvasuus? Et on tal juriidiline jõud digiligipääsetavus kui selline? Jah, tegelikult on see definitsioon tegelikult õigusakti tasemel meil olemas, et kelle on huvi, võib kindlasti lahti võtta avaliku teabe seaduse ja sealt paragrahvist 32 siis leiab viite siis määrusele. Aga ma võib-olla ei hakka seda pikka definitsiooni siin ette lugema, aga kokkuvõtlikult võib öelda, et tegelikult see on üks võib ka nii öelda niisugune piltlikult öeldes tööriistakast, eks ju, et kus on erinevad nõuded ja siis erinevad tingimused ja kuidas siis neid veebikeskkonnas rakendada ja lahendada. Et kui siin see Eesti õigusesse on see meil tegelikult tulnud nüüd aastal 2018, kui jõustus siis avaliku sektori jaoks veebilehtede ja mobiilirakenduste ehk äppide ligipääsetavuse direktiiv.
seal oli küll mitmes osas üleminekuaeg, aga nüüdseks on ta täiesti jõustunud. Ja iseenesest see direktiiv pärineb juba aastast 2016. Ja mida ma alati olen öelnud, et kuigi kui me loeme seda direktiivi, siis seal direktiivi põhjenduspunktides algab see jutt alati eelkõige puudega inimestest. Aga ma olen tahtnud alati rõhutada seda, et see ligipääsetavus see ei ole ainult puudega inimeste teema, tegelikult see on kõigi jaoks. Ja ma arvan, et kõige parem olukord on see, kui Tanel siin küsis, et kuidas meil olukord on, et kui meil need veebilehed ongi sellised, et me ei mõtle selle peale, et kas see on ligipääsetav või mitte, ma lihtsalt saangi seda kasutada. Et see on see kõige parem olukord, et muidugi on hull see, kui mingid probleemid ette hüppavad, aga ma arvan, et selle peale tavakasutaja, tegelikult ei peaks mõtlema. No tavakasutaja ei peaks mõtlema ka seda, kas ta mõnda asutusse sisse pääseb näiteks ratastooliga või muude abivahenditega ja nii edasi, et see võiks ju ka olla, aga ta ei ole ju nii tavaline, et ei saa ikkagi sisse nii väga midagi. Jah, et ega ka meie näeme seda avaliku sektori puhul, et neid probleeme on ja ligipääsetavus tegelikult, digiligipääsetavus on, mina ütleks, et on ka selline tegevus, mis ei ole ühekordne. Et kui me mõtleme näiteks, kõige klassikalisemat näidet, mis on füüsilises ligipääsetavus, on kaldtee, et me ehitame kaldtee valmis. Okei, me saime selle probleemi lahendatud, aga kui seal kaldtee lõpus on automaatselt avanev uks, mille automaatikaga me ei tegele ja see puudega inimene jõuab selle ukseni, mis ei avane, siis see ei ole tegelikult ligipääsetav, eks ju. Et tegelikult veebilehtede ja äppidega on samamoodi, et nende nõuete täitmisega, jälgimisega, ütleme siis selle omaniku poolt tuleb tegelikult pidevalt tegeleda, sellepärast et ka lihtsa toimetuse käigus võivad need mõned asjad katki minna, võivad jääda nõuded täitmata, et ta peab olema tegelikult selline, ütleme veebilehe puhul siis sellise igapäevase toimetamise osa, mis peab kuskil kuklas tiksuma, et need nõuded on olemas. No räägime korraks avalikust sektorist, et kas selles maailmas, mis hinde te annaksite siis sellele olukorrale praegu, et ma ei hakka rääkima siis füüsilisest ligipääsetavusest praegusest, et seal päris viite vist ei saa panna veel, kui viiepallisüsteemis mõelda, aga mismoodi digimaailmas on? Mina annaks Eestile sellise väga tubli püüdlik õpilane hinde. See on 3 siis või? Päris 2 ei ole. Ma ikkagi jään selle juurde, et me oleme väga püüdlikud. Sest juba ka see on näitanud, et kui nagu võrrelda ka teiste riikide ligipääsetavusega, siis praegu ei saa veel öelda, et nagu kui kõrgel kohal me oleme oma digiligipääsetavusega, sest et alles nüüd selle aasta alguses valmis meil 3 aasta koondaruanne avaliku sektori digiligipääsetavusest ja seda tegid ka kõik teised liikmesriigid. Ehk et see on praegu Euroopa Komisjoni pool siis analüüsimisel ja ma usun, et mingi hetk tuleb seal tagasiside, et kuidas on ka lood meie riigis, kuidas nad on meiega rahul ja et kuidas ka võrreldes teiste riikidega siis meil läinud on. Küll aga et kui ikkagi võrrelda natukene või miks me oleme püüdlikud, on sellepärast, et hästi palju on teistes riikidest pöördutud meie poole just selle uudisimuga, et kuidas teil on töö lahendatud, kuidas teie testite, kuidas teie näiteks sellisest situatsioonist aru saate, et või kuidas peaks seda testima. Ja palju on ka kutsutud meid esinema, et jagada just oma teadmisi ja oma praktikaid. Ja nagu meiega on soovitud ja soovitakse ka edaspidi alati koostööd teha. Ja meil on ka suuremad töögrupid, kus me osaleme, kaasa arvatud Euroopa ligipääsetavuse standardi töögrupis,
mis siis praegu on tegelikult uuendamisel, kus siis tulevadki kõik ligipääsetavuse nõuded, aga et meie sisendit on küsitud, et kuidas meie näeme või mida meie oleme oma praktikas näinud, et milliste nõuete kirjeldusega näiteks on asutustel, ettevõtjatel nagu raskusi olnud, et kuidas me näeme, et seda võiks paremini sõnastada või selle paremini ümber paigutada. Et see minu hinnangul teebki meid püüdlikuks ja nagu hakkajaks, et me tahame, et asjad läheksid paremaks ja et me tahame, et digiligipääsetavus oleks selline elementaarne vajadus, et selle peale ei pea mõtlema, et see oleks sama elementaarne, kui täna meil on küberturvalisus ikkagi, et ma saan aru, et mingid standardid ja põhimõtted kehtivad täna ka, et neid uuendatakse küll, aga täna on mingid põhimõtted olemas, meie avalike asutuste veebilehed ja digiteenused siis vastavad nendele täna? Jaa, need tegelikult on hästi lihtsad 4 põhimõtted, millest siis meie Euroopa ligipääsetavuse standard lähtub ja ka teised määrused sellele viitavad, et need on sellised 4 märksõna nagu tajutavus, kasutatavus, arusaadavus ja töökindlus. Tajutavuse all on seda mõeldud, et veebilehe sisu peab olema tajutav erinevate meelte läbi, ehk et kui on pildid või on videod, siis neil on ka alternatiivne tekst. Ja kui me räägime näiteks siis kasutatavusest, siis kasutatavuse all peab olema veebileht ainult siis läbitav klaviatuuriga, et see on just oluline neile inimestele, kes ei saa arvutihiirt kasutada. Ja samas ka, kui on veebilehel näiteks karussell või on aeguv seanss, et teid hakatakse varsti välja logima, siis see info peab tulema kasutajale, et tal peab olema võimalus näiteks ta karusselli peatada või siis pidurdada seda, et teda veel välja ei logita. Arusaadavuse all on mõeldud seda, et kogu sisu, mis on veebilehel ja või mobiilirakenduses, oleks siis ka päriselt arusaadav, et näiteks kui on ka vormiväljad, siis ja seal tehakse väike kirjaviga, siis kasutajale peab olema teada, kus ta siis eksis või kus see viga on, et ta saaks selle ära parandada, et ta saaks sisse logida või esitada siis vajalikud andmed, mis seal pooleli oli. Ja 4. põhimõtte all see töökindlus on oluline just sellest vaatenurgast, et kas see veebileht või siis mobiilirakendus või mõlemad, need oleksid selles mõttes töökindlad, et need saaks ühildada erinevate tugitehnoloogiatega, ehk siis ekraanilugejatega näiteks, ja samas ka, et ühte veebilehte oleks võimalik kasutada erinevates brauserites. Et kui minna Chrome'is näiteks Safarisse, et siis see veebilehe enda olemus ei muutu, et selle resolutsioon ei muutuks, et seal ikkagi töökindlus oleks kogu aeg säiliv. Et nende 4 põhiprintsiibi järgi ongi ligipääsetavuse nõuded on üles ehitatud ja nende järgi siis ka avalik sektor täna lähtub. No ma saan aru, et võetakse nüüd vastu jällegi uus direktiiv ja on mingid sellised kohustuslikud asjad juba paika pandud. Mis pärast sellist asja peab üldse kuidagi kohustama või miks see peab olema kuskil seaduses kirjas, et sinu teenus või sinu toode peab olema ligipääsetav ka nendele inimestele, kellel võib-olla tavaelus on natukese erilisemad nõuded. Et kas see kuidagi nagu iseenesest ei võiks tekkida või kas me ei võiks kuidagi püüelda sinna poole, et selgeks teha, et see ongi elementaarne asi, ei pea seadusega kivisse raiuma kuskile midagi? Jah, et loomulikult võiks see olla osa mingist tavast, praktikast, umbes nagu, kuidas ma ütlen, hommikul öelda tere hommikust kolleegile. No hea tava või? Jah, hea tava kindlasti, aga ütleme, mis puudutab avalikku sektorit, siis me oleme ikkagi näinud seda, et me peame panema selliseid nõudeid ja reegleid paika. Ja tahes-tahtmata sellega kaasneb ka järelevalve, mida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teeb. Et loomulikult selle taga on suuremad põhimõtted, mis tulevad nii puuetega inimeste konventsioonidest kui ka üldse suurematest inimõigustest ja ka meie põhiseadusest. Eks ju, et miks siis
avaliku sektori direktiiv on üle võetud avaliku teabe seadusesse, eks ju, meil on nagu üks põhimõte on teabele juurdepääs, et inimesed oleks informeeritud, et nad teaksid väga suures pildis või ka väiksemas detailis, mis riigis toimub. Et see on see põhimõte ja nagu Tanel mainis siin, eks ju, meil on tulemas nüüd ka ja kohe jõustumas toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadus, mille taga on ka eurodirektiiv. Et jah, et tegelikult see on suures pildis võrdsete võimaluste tagamine inimestele. Et ka no selge, arusaadav, ma korraks jälle mõtlen selle füüsilise ligipääsetavuse peale ja toon siin paralleele digimaailma, et tavaliselt ju öeldakse, et see on hästi kallis, eriti erasektor, eks ole, et mõtle, mis ma pean ehitama ja tegema need kaldteed ja mis liftid ja kõik jutud ja uksed hoopis teistsuguseks ja et see on ikka jube kallis asi. Et kuidas nüüd digimaailmas on, et kas ühte teenust digitaalselt siis on ka väga kallis teha kohe nagu selliseks, et ta on kõigile kasutatav või pole seal väga vahet? On teil mingid osapooled, on laua taga kindlasti käinud, oled sellist juttu kuulnud, et see on ju nii meeletult kallis? Et need tahes-tahtmata mingid arenduskulud kaasnevad. Et aga ma arvan, et lihtsam on nendel, kes päris uut asja hakkavad tegema või uuendama, näiteks oma mingit piletimüügi keskkonda, midagi sellist. See on nagu füüsilises maailmas samamoodi, et kohe alguses teha asi õigesti on odavam, kui pärast hakata uksi laiemaks raiuma. Et siin mõned aastad tagasi käis koos Riigikantselei algatusel ligipääsetavuse rakkerühm, mis siis nagu hõlmas väga erinevaid ligipääsetavuse valdkondi. Ja seal olid kaasas ka siis suuremad meediamajad, pangad, kes pakuvad internetipangateenust, ja e-kaubandusega tegelejad, et seal oli ikkagi, neil oli väga minu meelest selline nagu valgustav hetk tol korral, et kes tuvastas seda, mida ta peab tegema, et paremaks saada, aga oli ka selliseid näiteid, kus öeldi, et meil on juba olemasolevas infosüsteemis põhimõttelised mured, mille pärast me ei saa ligipääsetavust tagada, et nad peavad oma infosüsteemi piltlikult öeldes klotsideks lahti võtma ja uuesti kokku panema. See võib küll kõlab kallilt. See kõlab kallilt, aga ma ütlen jah, et kui seda algusest peale teha, siis on ta kindlasti säästlikum selle ettevõtja või avaliku sektori asutuse jaoks. Nojah, paraku meie digiriik on päris jõudsalt ju arenenud aastakümneid juba siin, et nüüd hakata kõike päris nullist tegema vist pole võimalik. Väga loodan, et on võimalik siiski ka, ütleme siin töö käigus üht-teist paremaks teha olemasolevates süsteemides juba. Aga ma saan aru, et need direktiivid ja seadused, need on ikkagi kohustuslikud, et siin pole enam nalja, et sul peab olema nüüd sinu digitaalne teenus või veebileht teatud nõuetele vastav, meeldib see või ei meeldi, kellele see kohaldub, see seadus või määrus? No avaliku sektori poolelt ta kohaldub siis kõigile asutustele, keda me nimetame teabevaldajateks. Eks ju, siis ütleme siis väga laias pildis on see kogu avalik sektor, ehk siis riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. Ja veel sinna lisanduvad siis mõned teatud seltskond ettevõtjaid, need võivad olla riigi äriühingud, omavalitsuste äriühingud, kellel on siis antud mingi avaliku ülesande täitmine. Aga mida see nüüd siis kokkuvõttes tähendab, et mis hetkest nüüd pannakse kinni need veebilehed siis, mis ei vasta nendele nõuetele või hakatakse trahvima või kuidas see nüüd siis edasi käib? No kinni ei panda küll midagi, et kui praegu need ligipääsetavuse ega kedagi ei panda kinni. Aha. Et kui praegu ligipääsetavuse nõuded kehtivad ainult avalikule sektorile, siis korra veel, kui ma enne mainisin, et meil valmis avaliku sektori digiligipääsetavuse raport, et sellega seoses on
on näinud ka aastate jooksul, on näinud seda, kuidas siis tuvastatud mittevastavuste protsent on aina vähenenud, et kõik ei ole saanud ennast täielikult ligipääsetavaks, et just ühed argumendid ongi see, et on vaja vahendeid selleks, et teha need kõik asjad korda. Mis tõttu, me saame sellest aru, me mõistame, me ei tule vangi panema selle eest. Küll aga me väga väärtustame seda, kui me saame koostööd teha selle asutusega, kellel siis võib-olla jääbki toppama natukene see protsess, et saavutada see ligipääsetavus. Kui me näeme ka, et asutus liigub selles suunas, et saada järjest oma teenuseid või need oma veebilehe osad ligipääsetavaks, siis me ei pane kinni, me ei tule trahvima, aga kui meie koostööd kasutatakse ära või suhtutakse pahatahtlikult või kui me näeme, et tegelikult ligipääsetavust ei peeta prioriteediks, siis muidugi meil on õigus võtta kasutusele teised meetmed selleks, et liigutaks selles suunas. Aga nüüd, mis hakkab puudutama toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadust, mis 28. juuni on see kuupäev, millest on juba söögi alla, söögi peale räägitud väga palju igal pool, et sellest hetkest siis peavad olema ka erasektoris tegutsevad teenuse osutajad ligipääsetavad ja nendeks on siis meil e-kaubandusteenused, finantsteenused, meil on ka siis transporditeenuste osad, meil on ka e-raamatud ja nende lugemiseks kasutatavad tarkvarad peavad olema ligipääsetavad ja ka teenused siis, millele antakse ligipääs audiovisuaalmeedia teenusele. Nendele siis hakkavad ka kohalduma nüüd need ligipääsetavuse nõuded. Väga palju meie alustasime juba varakult sellega eeltööd oma avaliku sektori järelevalve kõrvalt, et neile ei tuleks see kuupäev ja see teadmine ei tuleks kui välk selgest taevast. Me koondasime kokku erinevaid huvigruppe, kellele me pakkusime konsultatsioone, et tutvustadagi, et nüüd praegu on nõuded avalikule sektorile kehtinud, aga see hakkab ka teid puudutama ja et oleme selles mõttes oma nõuga nagu olemas, kui teil tekib küsimusi, arusaamatusi ja nii edasi, et me ei taha, et need teenusosutajad, kellele nüüd hakkavad need nõuded kehtima, et nemad digiligipääsetavust võtaks kui niisugust nagu eemale tõukavat asja või niisugust, et automaatmõte oleks, et issand, milline kulu see nüüd on. Ettevõtjana kindlasti mõtlen, et isver küll jälle mingi uus seadus, mis tekitabki mulle jälle lisakulu, kas või ütleme siis sellist bürokraatia lisandumisega, millest me kogu aeg räägime, et me peaksime hoopis vähendama. Et eks neid tuleb ja muidu selle välk selgest taevast kohta ma võin nõrgemat sorti mürki võtta, et siin on kindlasti hulk vähemalt erasektorist ettevõtjaid, kes pole sellest midagi kuulnud ja võivad ikkagi üsna üllatunud olla, et paraku see elu on säätud niimoodi vist, et räägi palju tahad, aga siis kui maja ehitama hakatakse, siis küsitakse, et aga miks minuga pole keegi rääkinud, et siia hakatakse maja ehitama, kuigi need detailplaneeringud on ammu tehtud juba. Jah, aga ma nagu võib-olla pannes ennast ettevõtja või avaliku asutuse juhi rolli, ma nagu soovitaks neile mõelda ka selle peale, et mis temale võib kasu olla sellest, kui ta neid nõudeid täidab, eks ju. Näiteks avaliku sektori puhul, kui mu veebileht on ligipääsetav, see kindlasti, või äpp, et see kindlasti vähendab inimeste pöördumisi. Kui inimesed leiavad info ülesse, nad saavad teenustele ligi, nad ei helista infotelefonidele, nad ei pea kuskile kohale minema, et kindlasti see vähendab sellist asutuse ma ei saa öelda töökoormust, aga pöördumisi asutustesse. Ja mis puudutab nüüd ettevõtjaid, siis tegelikult võiks mõelda sellest vaatest, et aga võib-olla ma saan selle tõttu rohkem kliente. No, puhas kapitalism. Puhas kapitalism. Mina ei ole küll ettevõtja, aga seda on ka välja toodud, et võib-olla ma saan rohkem müüa, ja võib-olla mõned kliendid tulevad minu juurde üle. No võt see ongi, et ega siis kapitalismist rääkides on puhas ju Excel, eks ole, et palju see kulu on, et seda
ligipääsetavust tagada ja palju sealt siis tulu võib tulla, et kui need numbrid ikka väga ei klapi oma vahel, siis ongi natuke see raske ettevõtjale öelda, et tee need kulutused, et seal juba peab tulema mingi selline natukese teistsugune, ütleme, süda peab kõigi koha peal olema. Ja just, ma näen ka siin, täpselt ma nõustun igati Alariga, et kui mõelda sellest vaatenurgast, siis toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse jõustumine on jah, just see koht, mis võib ettevõtja siis usaldust kasvatada just nende klientide silmis. Just ka, et kui näiteks tavaline klient tuleb, teeb su e-poes näiteks veel 2., 3., 4. ostu, kui tal on see kasutaja kogemus seal mugav olnud, või ka ta tuleb sinu panka üle näiteks sellepärast, et need teenused, need võimalused ja kogu see kasutaja mugavus on seal mugavam, kui on näiteks teises pangas. Et see on selline väga tugev nii-öelda väärtuspagas, mida saab üks ettevõte pakkuda, kui ta hakkab ligipääsetavusnõudeid järgima, peab seda oluliseks ja hoiab kogu aeg just jugi tagakuklas, et vahepeal peaks jälle testima, vahepeal peaks nagu vaatama, et kas on korras või et kui tuleb ka tööle näiteks uus töötaja, kes tegeleb veebilehe sisuhaldusega, et sellel uuel töötajal oleks teadmised, kuidas veebilehel olevat sisu lisada, et see ei muutuks siis ligipääsmatuks. Sest hästi palju, mida mina olen oma töös täheldanud, on see, et palju vigu just leiamegi selle sisuhalduse poole pealt. Et sisutoimetaja, kes siis veebilehe tagaruumis toimetab, tema lisab tekste, tema paneb pealkirju, tema paneb pilte, et sealt tulevad need vead sisse, mistõttu siis meie võimegi tuvastada järelevalve käigus puudujäägid ja see tõstabki kohe nende mittevastavuste protsendi kõrgemaks. Et kui ettevõtja või asutus ise pöörab tähelepanu ka oma töötajate koolitamisele või sellele nagu rõhumisele, et sisu lisades juba nagu jälgi mingid teatud nõudeid, või et vaated pealkirjad oleksid ikkagi õigete tasemetega, piltidel oleksid olemas alternatiivsed tekstid või isegi kui pilt on mõeldud lihtsalt illustratiivseks elemendiks, ei ole mitte mingit infot edasi andev, et see oleks ära märgitud dekoratiivseks elemendiks, et ekraanilugejaid kasutaval inimesel ei tekiks raskusi ikkagi sisu tarbimisega. No te regulaarselt, ma saan aru, neid asutusi läbi käite ja sellel teemal silma peal hoiate, et kas on veel mingeid selliseid näiteid või mingisuguseid selliseid praktikaid, mida tasuks siin täna ka teistele asutustele ette tuua, et nad oskaksid vältida võib-olla levinumaid vigu või et on mingeid põnevaid selliseid juhtumeid olnud? Ühel teemale küll, kui rõhuda, siis on see ligipääsetavuse teatis. Et praegu avalikul sektoril on ka see nõue, et kui nende veebileht ei ole vastav ligipääsetavusnõuetele, siis nad peavad avaldama oma veebilehel või rakendusel või mõlemas. Peavad avaldama siis teatise või säärase informatsiooni, et anda edasi see info, mis osale sisust ei ole siis võimalik nagu ligi pääseda. Et see, kellel ongi näiteks erivajadus või siis on ootamatu terviserikke tõttu tekkinud see olukord, kus ta ei saa nii hästi kasutada digiteenuseid, siis ligipääsetavuse teatis on see koht, kust see inimene peab saama selle info kätte, et okei, ma tahan näiteks broneerida siin broneeringssüsteemis endale seda aega, aga ma ei saa. Miks on see tegelikult ligipääsetavuse teatises on kirjas, et meil on praegu näiteks see arendus on pooleli või et me oleme ise ka teadlikud, et seal on see viga, et juba see, et kui ettevõtja või asutus tunnistab või nagu teadvustab, et me teame, et meil on selle kohaga probleeme, aga me näeme vaeva, et see teha korda. See juba näitab ka positiivsemast vaatenurgast, et asutus ise on teadlik oma ligipääsmatust situatsioonist,
aga et ka samas see, kes proovib seda aega siis broneerida, et tema teab, et okei, et võib-olla ma siis pean kellegi teiselt abi küsima, et ma saaks selle toimingu ikkagi ära tehtud või siis ma kontakteerun siis selle asutusega, kus ma soovin seda aega broneerida. Aga ka veel, mida ma olen täheldanud, on see, et siin mida rohkem aega edasi, seda rohkem ka erinevad vaba aja veetmise võimalused, no näiteks muuseumid on hästi initsiatiivikad ja tunnevad suurt uudishimu, et kui mina näiteks saadan neile teavituse välja, et meil algab jälle seire, teie olete ka seires, siis nad hakkavad juba varakult nagu hoiavad ennast pildis, nad näitavad, et neil on huvi, nad saadavad meile ülevaatamiseks tehtud töid, et me saaks ka vajadusel üle kontrollida ja testida. Et ma olen täheldanud, et just nagu muuseumid või sellised asutused on hästi püüdlikuks läinud või et see teema on kuidagi nendeni jõudnud ja nad näevad selle teema väärtust ka. Kuidas teisse üldse suhtutakse, kui te nüüd lähete kuskile asutusse, et kas te nagu tõmmatakse seal pea õlgade vahele ja värisetakse nurgas või on teie amet siiski lisaks sellele puhtale kontrolli funktsioonile võtnud ka natuke sellise nõuandva funktsiooni, et tuletegi minu asutusse ja ma saangi targemaks pärast seda ka, mitte ei saa ainult riielda? Me ei taha tullagi riidlema selles mõttes, et me kõik oleme inimesed ja selles mõttes, kui mina saadan ka teavituse välja või teen tähelepaneku, et siin selle kohaga võiks olla natuke paremini või et olete uuesti selle aasta seires just sellepärast, et teil oli kehv ligipääsetavuse tulemus, aga et ma ei ole täheldanud küll, et keegi niimoodi värisema hakkaks, et pigem ikkagi pöördutakse meie poole, ma loodan vähemalt selle lootusega, et nad on abivalmid ja nad aitavad. Et ikkagi on olemas ja proovivad vähemalt kaasa mõelda, et see, kuidas see asutus või ettevõte ise lõpuks oma probleemi ära lahendab, see on nende asutuse sisene ülesanne, küll aga meie saame pakkuda erinevaid variante, erinevaid lahendusi, kuidas nad saaksid seda teha, ehk et siis kaasa mõelda, et me proovime olla nagu siis just see kaasa mõtleja nende tiimis nii-öelda. Ja oskate ka soovitusi jagada, et võib-olla mingite teiste asutuste parimat praktikat näiteks saab teie käest või? Ja kust sellist informatsiooni saab, et kui ma tahakski targemaks saada, et hakkan guugeldama? Jaa, no guugeldamine aitab alati ja nüüd on AI muidugi, selle juurde ma tahangi kohe veel jõuda, et kas seda ligipääsetavust see tehisaru ka kuidagi midagi teeb paremaks või lihtsamaks või vastupidi, nüüd läheb hoopis elu keerulisemaks, mis puudutab ligipääsetavust. No võib-olla üks esimesi asju, mida avalikule sektorile on hästi palju ette heidetud, mis ei ole otseselt tehniline nõue, on avaliku sektori poolt avaldatavate tekstide selgus. Ametnikud... No see on nüüd selles mõttes, see on absoluutselt kõikidele inimestele võib olla mõni asi ikka väga arusaamatud. Ametnikest võib ka aru saada, nemad töötavad oma maailmas, oma alal ja kindlasti ei saa nende pädevuses kahelda ja kindlasti nad teavad oma asjadest palju ja pahatihti nad kirjutavad sellest ka palju ja keeruliselt erialaterminitega. Et ega ma arvan, et ma lihtsalt toon ühe paralleeli arstidega, et väga hinnatud on need arstid, kes oskavad patsiendile rääkida lihtsalt, mis tal viga on. Ja mis tegema peab? Ja mis tegema peab, eks ju. Et tegelikult ma arvan, et avalikus sektoris on seda Eesti Keele Instituudi ja algatusel on ju meil välja antud juba aastaid selge sõnumi auhinda, mis iganes kategooriates. Et võib-olla see AI on üks vahend, mis aitab teha selliseid lihtsamaid, kokkuvõtlikumaid tekste, et inimesed saaksid, tänapäeval inimesed ju tahavad kiirelt saada infot, kiirelt teada, kuidas edasi minna. Et
jah, kahjuks seda niisugust süvenemist jääb vähemaks. Et ma arvan, et see on üks koht, kus seda saab kasutada. Ja, et kus ma nõustun absoluutselt sellega, et AI-l ma näen ka, et AI võib olla see koht, kes saab selle keerulise teksti panna sinna tädimaali teksti ja me tegelikult saame selle info ja teadmise palju kiiremini ja palju meeldivamalt kätte. Aga kui minna veel korra tagasi, et kus täna leida üldse sisu ja infot ligipääsetavuse teemal, siis lisaks guugeldamisele ja AI-le me näeme ka väga palju vaeva ise, et avaldada oma kodulehel väärtuslikku informatsiooni, et me oleme ka sinna juhendmaterjale teinud, me oleme avaldanud oma koolitusmaterjale ja me proovime oma veebilehel andagi, et kui keegi tuleb sinna infot otsima, et ta sellega sealt saab ja leiaks, et seal oleks see info olemas, et see oleks lihtsasti hoomatav või et vähemalt oleks antudki kas või juhised, et kuhu ta peaks edasi minema, et leida veel rohkem informatsiooni. Lisaks me ka jagame oma veebilehel nii-öelda kasulikke viiteid näiteks erinevatest automaattööriistadest, et kuidas näiteks sisuhaldaja saaks ise lihtsasti automaattööriistaga oma veebilehel kontrollida, et kas see uus sisu, mida ta sinna lisas, on nõuetega kooskõlas või mitte. Ja samas ka kui tulla korra AI juurde tagasi, siis ma olen ka täheldanud seda, et mitmed tööriistad, mida me ise ka soovitame, siis automaattestideks kasutada ja ka oleme ise kasutanud, et need ka tänu AI-le arenevad aina rohkem edasi. Muidugi küll aga pean ütlema kõva selge häälega selle välja, et automaattestide tööriistad ei pruugi alati olla õiged, neid ei saa võtta, kui et see on sulatõsi ja et nii on, et alati tegelikult peaks manuaalselt ikkagi üle testima vaatama, et see nende automaattestide eesmärk on anda seda üldist ülevaadet, mis seis on ligipääsetavusega. Et ei saa jääda selle peale lootma, et automaattööriist koostöös AI-ga tegelikult võib anda selle õige vastuse või et selle kindlustunde, et okei, et see tööriist ei leidnud mingit viga, et ju ma olen siis ligipääsetav. Jah, vaata, tuleb sealt teie ametist inimene, eks ole, kes on kordades targem kui see AI ja kõik maailma muud asjad kokku ja tuvastab ikka sul mingi vea. Just, et selle peale rõhutan, et selle peale ei saa 100%. Aga neid tööriistu siiski on internetis olemas, mis ma saan aru, et ei ole alati ka tasulised, et võib võtta täitsa vabavaralise asja ja vähemalt mingi pildi oma teenuse või veebilehe kohta saab kätte sealt. Just, et enamus neid tööriistasid, mida me soovitame, ongi vabavaralised, on tasuta, neid saab lisada enda brauseri külge ka, et ei pea alati minema kuskile teisele leheküljele, et hakata sealt siis veel eraldi kuvatõmmiste abil õiged värvikoode otsima või siis testimist alustama, et nad liiguvad aina nagu selles suunas, et need tööriistad ise oleksid ka mugavamalt kasutatavad. Siinkohal ka mainin selle, et ka meil tegelikult praegu on pooleli selline projekt, kus me arendame päris oma testimise tööriista. Ja see oleks siis, see ei ole ainult, et sellega tehtaks automaatteste, vaid et see veebipõhine testimise rakendus tegelikult kontrollib vastavust kõikidele kohustuslikele nõuetele. Seal on olemas kõik testjuhised, kuidas manuaalselt testida, kuidas saab automaatselt testida, et sa saad seal ka teha automaatseid teste, aga sa saad ka teha täieliku põhjaliku monitooringu oma veebilehele või rakendusele. See eesmärk või see soov üldse saada nagu päris oma testimise tööriist tuli sellest, et tegelikult praegu me põhjalikus monitooringus, kus me kontrollimegi vastavust kõikidele nõuetele, me kasutame
hästi mahukat Excelit. Vot ma just tahtsin küsida, kuidas te ise teete seda auditit või kuidas seda nimetada siis, eks ole, et lähed, see on hull töö ju tegelikult, et ühe, ma ei tea, veebisaidi kõik need nüansid üles leida ja tuvastada ja No, õnneks on see, et meil on piiritletud, tuleb komisjoni poolt juhised, et täpselt millise sisu me peame kindlasti ära testima. Aga te teete Excelis seda praegu? Me teeme Excelis seda, meil on hästi mahukas Excel, mis mahutab ära kõik nõuded ära veebilehtedele. Excel täis ei ole saanud veel? Ei ole täis saanud, igale asutusele on ikkagi oma Excel. Ja see, et see Excel on meil, ta on olnud tegelikult selles mõttes fantastiline tööriist ja me oleme õpetanud ka teisi inimesi kasutama seda, et nad asutuse siseselt saaksid ise testida, aga oleme jõudnud sinna punkti, kus me ei ole leidnud ka mujalt siukest tööriista, mis meile sobiks, mis nagu täidaks selle nagu meie väärtus ära või seda, mida meie soovime, mis tõttu ongi hetkel see arendusprotsess on meil pooleli ja me siiralt loodame, et selle aasta lõpuks me äkki saame sellega tulla avalikuks, et see tööriist ei oleks ainult kasutatav meile, vaid et see tegelikult oleks ka laiale ringile kasutatav, et inimesed saaksid ka, ettevõtjad saaksid oma veebilehti kontrollida. Et see ei ole ainult teie asutuse siseseks kasutamiseks, vaid ka need samad, kellele see määrus ja need nõuded kohalduvad, nemad saavad seda siis tarbida. Just niimoodi. Ja eriti hea uudis muidugi, kui seda maailmas veel olemaski ei ole, et me oleme siis jälle ju esimesed ja siis me saame müüa ju seda teistele riikidele ka. No jah, las see saab enne valmis. Jah, ärge tasuta andke. Et see on ikkagi suur töö ja vaev olnud ju. Me oleme saate alguses siin rääkinud tegelikult ju sellest, et see ei ole nüüd ainult puuetega inimeste teema, millest me siin täna oleme kogu aeg kõnelenud ja ma arvan, et see ju nii on ka. Kui palju siis ütleme, need ettevõtjad ja ka riigiasutused seda südant sees hoiavad, et kas nad on midagi teinud vahest ka rohkem kui määrused või igasugused nõuded ette näevad? On sellist imet ka ette tulnud? Ma võin ühe näite tuua, eks ju, või siin paar näidet, isegi Hanna jutust oli väga meeldiv kuulda, eks ju, et muuseumide selline aktiivsus, et tegelikult kui ma võtsin enda vanad slaidid ette, vaatasin siin värskenduseks, et tegelikult muuseumid võivad meil isegi osaliselt langeda erandite alla, millel ei peaks ligipääsetavust kohaldama. Need on siis kultuuripärandi kogudes olevate esemete reproduktsioonid. Aga seda kindlasti võib teha, eks ju, aga mis puudutab üks teema, mis on eriti, ütleme, selliste vaegkuuljate ja võib-olla ka eakamate inimeste teema on subtiitrid. Ja ütleme, näiteks Vabariigi Valitsus on oma pressikonverentsidele, kuigi ka nemad ei peaks seda tegema, neile kohalduks erand, et nad on ikkagi subtiitrite sinna YouTube'i kanalile lisanud. Et ütleme, vaegkuuljad on ka seda öelnud, et tegelikult nende jaoks ei olegi võib-olla kõige tähtsam see, et see oleks grammatiliselt õige see tekst. Et nemad suudavad lugeda ka kiirelt, nad on lihtsalt selles mõttes kogenud, et nende jaoks on vaja sisust aru saada. Et võib-olla need on sellised näited, kus on tehtud rohkem. Ja praegu ka, millele meiega kommunikatsioonitiim paneb väga palju rõhku, on see, et digiligipääsetavus ei piirdu ainult veebilehtedel või rakendustel. Tegelikult see peaks olema ka tagatud sotsiaalmeedias ja et sotsiaalmeedia postitused ise juba, et kui tehakse kujundus, kasutatakse erinevaid värve, pannakse pildi peale teksti ka veel, et see oleks läbi mõeldud ja et ka see postituse enda sisu oleks selles lihtsas keeles, et inimene, kellel ongi keskendumisraskused näiteks, et tegelikult näiteks ka tema peal oleks mõeldud, et see sisu oleks lõikudeks ära jagatud, need laused ei oleks kolm rida pikad ja
ja et ka linkide, kui veebpostitustel on lingid, et ka nendele oleks juurde pandud see täiendus, et kuhu see link siis nagu edasi viib või et mida see teeb, et see kogu info ja see kogu ligipääsetavus ka sotsiaalmeedias saaks oma tähelepanu, sest et seal on ka hästi palju erinevaid inimesi, kes me igapäevaselt tarbime seda sisu ja samas ka ilmselt väga paljudel jääbki mingi sisu tarbimata või saamata või aru saamata, sest et see postitatud sisu või avaldatud teemad ei ole arusaadavad. Et see on ka see üks koht, kus me oleme nagu näinud, et võiks rohkem tähelepanu pöörata, sellest me rääkisime ka oma hiljutises uudiskirjas, mida me avaldame digiligipääsetavuse teemal ja ka oma TTJA lehel oleme selle teemaks võtnud ja soovime, et see ka teemaks jääks. Ja tegelikult võib öelda ju seda, et see ligipääsetavus ei ole pelgalt selline tehniline asi, et ei ole ainult mingid subtiitrid ja muud sellised abivahendid, eks ole, vaid ka pelgalt tekstist aru saamine täitsa tavalistele inimestele on ka ju ligipääsetavuse üks osa, et kui ma siis ikkagi selle asja läbi loen, et ma saan miskit aru ka, mis seal kirjas on, et mitte ma ei pea minema kuskile professori juurde, et kui aidake tõlkida, mida nad seal mõtlesid. Et ka see on ligipääsetavuse juures oluline. Just täpselt, et just tekstide puhul, et tekste saabki kirjutada nii palju erinevat moodi ja kui see kirjutatakse nii-öelda ainult oma vaatevinklist vaaratuna, siis paratamatult fakt on see, et siis ainult sina saadki sellest aru. Jaa, ma väga loodan, et tuleb ka üks mingi abimees, kes riigieelarve oskab lahti seletada, et seda vajaks meie riik küll väga, isegi need samad, kes seda riigieelarvet koostavad, vajaksid võib-olla seda tööriista, nii et võib-olla üks äriidee siin inimestele, et äkki saame AI-ga kuidagi sotti ka sellest asjast. Aga lõpetuseks ma tahan seda veel küsida, et siin käis jutust läbi, et vaegkuuljad on öelnud seda ja teised sihtrühmad toda, et see kaasamine on just hästi selline populaarne sõna, mõnikord on selline linnukese pärast, ma olen aru saanud, et justkui oleks kaasatud ja kõik on juriidiliselt korrektne. Kui paljude nende rühmadega päriselt olete suhelnud ja nende nõu kuulda võtnud ja mis nende arvamus täna on, et kui teie panete, ma ei tea, kuidas oli püüdlik edasijõudja või midagi sellist, eks ole, mida need sihtrühmad arvavad asjast? Meie selles mõttes peame hästi oluliseks seda, et iga aasta enne, kui me hakkame uut avaliku sektori seiret ette valmistama, siis selle käigus meil on vaja üldse kokku panna see valim, keda me üldse seirama hakkame, millisesse seiresse me paneme nad, kuidas me seirame ja kui palju on mingist valdkonnast veebilehti ja rakendusi ja nii edasi. Et sellise asja puhul me paneme oma nägemuse järgi mustandi kokku ja see on see koht, kus me tahame alati kaasatagi just erinevaid sidusrühmasid, et tahame, et Pimedate Liit annaks oma sõna, me tahame, et Eesti Puuetega Koda annaks oma nägemuse ja nii edasi, et ka teised need huvigrupid, keda need teemad puudutavad igapäevaselt, iga-aastaselt saaksid kaasa rääkida, saaksid anda meile sisendit, et millisele valdkonnale me peaksime see aasta äkki järelevalves rohkem tähelepanu pöörama, millise veebi võiks välja vahetada, millise võiks alles jätta. See on see koht, kus meie tunneme, et meie järelevalveametnikena ei saa olla need, kes panevad ametlikult ise lukku selle, et me nüüd see aasta seirame seda, vaid et siin ongi see kaasatus on oluline, kus siis erinevad huvigrupid annaksid ka oma nägemuse, millele meie tollel hetkel võib-olla ei jõudnud lihtsalt või ei mõelnud, et nemad saaksid anda oma panuse selleks, et ka meie järelevalve töö oleks väärtuslikum. Jah, et ütleme selline, kui ma räägin avaliku sektori vaates, siis kui Eestis võeti üle enne 2018. aastat seda avaliku sektori ligipääsetavuse direktiivi, siis oli tõesti väga-väga lai kaasamine, need arutelud, et kuidas ja millisesse seadusesse seda üldse üle võtta ja et tol hetkel oli selline suurem, aga ütleme, mis
TTJA igapäevast elu puudutab tegelikult, siis seal on ju TTJA lahendab ka kaebusi, et kui keegi leiab, kas siis üksikinimene või mõni esindusorganisatsioon leiab, et midagi ei vasta nõuetele, siis ta saab alati pöörduda konkreetse kaebuse või ettepanekuga, aga mulle meeldib just kui siin oli enne juttu, et TTJA võib-olla on selline kuri asutus või tegelikult... Ei, mina ei väitnud seda, ma tahtsin teada, et kuidas suhtutakse. Järelevalve, olles ise ka kunagi järelevalveasutuses töötanud, mitte küll TTJA-s, ma tean seda, kuidas ametnikesse suhtutakse, et mulle meeldib tegelikult see, kuidas võib-olla see on nagu komisjoni poolt ka selline hea algatus, et seda järelevalvet nimetatakse seireks. Et see seire tegelikult on kuidagi ma ütlen, et võib-olla mõnel asutusel on isegi hea, et ta sinna satub, et ta saab tagasisidet ja võib-olla nad polegi enne mõelnud selle peale, et neil on veebilehel probleemid ja võib-olla ka nende kasutajagrupis ei ole selliseid inimesi, kes seda tähele oleks pannud. Et ma arvan, et sellest see on, olles ka neid raporteid vaadanud, et seal ju ka konkreetselt, kellel on need põhjalikumad kontrollid ju nad saavad tagasiside ja nad saavad ise ka ju siis seire järele arvata, et mismoodi nad siis ennast edasi arendavad. Et ma arvan, et see seire on selline kahepoolne, eks ju, et mis on hea võimalus. Saate lõppu veel üks selline igaks juhuks üle käidud asi, et see direktiiv, millest me siin oleme rääkinud, mida siin kõik värisedes ootavad ja kardavad, et päris kõikidele siis ettevõtjatele see ei laiene, et ikkagi teatud valdkonnas tegelevad ettevõtjad peavad nii-öelda kohustuslikus korras seda täitma hakkama. Teatud valdkonnas ja tegelikult sellest uuest jõustuvast seadusest on ka vabastatud mikroettevõtjad ja mikroettevõtjad, kellel on siis alla 10 töötaja, kelle aastakäive või bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot. Et neile siis nõuded ei kohaldu, küll aga see ei tähenda, et üleüldselt ei peaks ligipääsetavust vähem tähtsaks pidama. No kutsume üles tõepoolest kõiki ikkagi sellele teemale mõtlema ja kas või see, mis me siin täna ka rääkisime, et see ju toob rohkem kliente, kui me eraettevõtlusest räägime, või miks mitte ka avalikust sektorist, et mida rohkem rahulolevaid tarbijaid, seda parem ju on ja kui ka ütleme, inimesed, kes seda eraldi ligipääsetavust ei vajagi nii väga näevad, et sellele on ettevõte siiski mõelnud ja seda tähtsaks pidanud, siis annab see ka minu meelest ju täiesti kõikidele sihtrühmadele selle signaali, et tegemist on sellise, ütleme, südamega asja kallal oleva ettevõtjaga. Aitäh teile selle tänase vestluse eest, ma loodan, et me saime pakkuda väga sellist praktilist tarbija informatsiooni ja et on veel kord siis üle käidud need uued seadused, uued nõuded, aga tõesti, need kõik ei pea ainult kohustuslikus korras tegema, vaid tuleb mõelda natukese ka laiemalt. Aitäh teile Justiits- ja Digiministeeriumi IT-õiguse talituse nõunik Alar Teras ja Tarbijakaitse ning Tehnilise Järelevalveameti digiligipääsetavuse ekspert Hanna Rattasepp. Tanel Talve saatejuhina tänab ja lubab, et järgmises saates juba järgmised teemad. Kõike kaunist! Olukorrast digiriigis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.